Head kuulajad ja vaatajad, tere tulemast Raplamaa sõnumite podcasti lainele, kus me mõtestame päevakajalisi teemasid Raplamaa võtmes. Täna on reede, 16. mai 2025. Ja see tähendab, et me oleme jõudnud Eurovisiooni nädala kulminatsiooni lävele ja seetõttu on ääretult hea meel siin sõnumite toimetuses tervitada kahte Eurovisiooni fänni, kõigepealt Ulvi Plande, tervist! Tere! Ja samuti Eliise-Elli Väronen, tervist! Tere! Ja mina olen Raplamaa sõnumite ajakirjanik Siim Jõgis. Nüüd 2 poolfinaali on möödas. Elame siin vaikselt finaali ootuses, mis on homme õhtul. Mis mulje teile eilne teine poolfinaal jättis, Ulvi? Väga äge show jälle muidugi. Ütleme, kui ma eilsest poolfinaalist ja minule muidugi siuke kõlama natuke seda, et seal oli rohkem sellist, kuidas me ütleme, seksapiilsust, eks ole. Aga ka niukseid teistmoodi laule, kui oli, ütleme, esimeses poolfinaalis. Aga kokkuvõtvalt nagu mulle väga meeldib selle aasta kogu see show, et nagu väga äge on. No kõik laulud, hästi palju siukseid, ütleme niimoodi, kui ma mõtlen nüüd eelmise aasta peale tagasi, siis ma mäletan, et kui me koos vaatasime algul neid, siis oli niimoodi, see on igav laul ja siis seda nagu, selle võiks vahele jätta. Siis see aasta on pigem niimoodi, et mõni üksik oli niimoodi, et kui ma pärast oma märkmeid vaatasin, et nagu, mille kohta ma ei saa midagi, jättis nagu külmaks või siuke, et väga palju on häid laule. Tase on ka minust väga. Ellu? Ma täitsa nõustun, et siuke teine oli täitsa 10-10, et neid laule oli nagu suht palju, mis olid head. Siukest paar igavamat oli, aga nagu... Jah, ma olen nõus. Ja Ulvi, sa mainisid siin show'd, seda kui äge see on. Yeah. Lava on küll äge, eks on küll, jah. Ja. No ikkagi maailmakuulus see, mis ta on nüüd see, kes neid teeb neile, eks ju. Ma praegu nime muidugi ei saa öelda. Et ta on ju enne ka teinud neid Eurovisiooni neid kujundusi. See kutt, kes neile teeb seda. Tema nime ma ka ei mäleta. Jaa, aga ühesõnaga see ei olegi nii tähtis, eks ju, sest et seda saavad kõik vaadata homme üle. Ja just. See lava, mainitakse, et see lava. Just, et see terve lava on nagu ekraan. Ja siis ma alati mõtlesin ka, et huvitav palju näiteks rahvas, vaata, seal näeb seda. Näiteks vaata ühel koha peal oli see, et näiteks mööda seda catwalki mingi madu nagu ümber selle catwalki oli või taga kõik need lendavad lohed ja kogu see tulemöll või just see, kui näiteks artist on põrandal maas, eks ju. Ja ta on nagu siukene hoopis teises dimensioonis, eks ju, et palju nagu, see show on nagu selles suhtes suunatud televaatajale, eks ole. Et kui sa seal koha peal oled isegi lavaga samal tasandil või isegi natuke madalamal, siis võib-olla tõesti mingid asjad jäävad nägemata. Aga eks neil on ju ekraanid ja see värk ka, aga ikka võida. Põrand on ka ekraan ju. Jaa, kõik on. Ja see on juba aastaid, eks ju niimoodi, aga nagu iga kord mõtled ja nad ikka suudavad jälle üllatada. Nagu... Ma mõtlesin, et räägime enne teisest poolfinaalist ja siis natuke hiljem esimesest, et see teine just sellepärast, et see värskelt meeles, eks ole, eile õhtul. Mis olid teie lemmikud teisest poolfinaalist? Elju, äkki sa alustad? No kõigepealt muidugi oli Soome, see oli mu number 1 praegu. Ja siis oli Austraalia, kuigi see kahjuks ei saanud edasi, mis oli väga šokeeriv, väga kurb. Siis Austria, see ilmselt võidab. Ma olen üsna kindel. Sa juba oskad ennustada? Ja ma ennustan, see võidab vokaalide pärast. Väga julge. Ja Leedu oli ka täitsa hea ja nagu muidu olid kõik laulud minu meelest nagu väärilised, et edasi saada. Ja ma olen ka nõus Austria. Austrias siis laulis noormees väga kõrge häälega. JJ. See on kontratenor nimetatakse seda, jah. Et mulle just jäi ka kõlama see, et vaata nende kõrgehäälsete lauludega ja tenoritega on ju nii ja naa, eks ju, et mõned lauljad laulavad seal niimoodi lihtsalt kõrgelt, eks ju, aga temani või ikkagi see nagu lausa ooperi laulja, eks ole, aga see hääl kõlas nii ilusti, et ta kõlas nagu ilusim, kui mõni naine laulab teinekord. See oli ka nii vapustav, kui ma vaatasin, et mul laps ütles ka mitu korda, et kas päriselt see on poiss, kes laulab või nagu meesterahvas ühesõnaga. Ulvi, ma olen täiesti nõus sinuga, et ma tegin ka omale märkmeid ja märkisin samuti see Austria juurde võimas hääl. Ja
ja ma olen Elluga nõus, et see võib täitsa võita ka. jah, mulle meeldib see ka, et see nagu segab nagu veits tänapäeva seda popmuusikat ka kokku, Jah, et just, jah. on seda nagu tümmi ka. Ja see visuaal kõik Jaa. toetas väga hästi. Et see oli väga huvitav. Minule jäi meelde ka Prantsusmaa, on ju, see liivaga. Et see oli nagu, see sõnum oli nii ilus. Ja vaata, et noh, et see on nagu emale pühendatud ja see oli no, et ma arvan, et see ilmselt pääseb ka, või saab ka päris kõrge koha tegelikult. Vaata, kui sina mainisid seda Soomet, sulle meeldis Soome, jah? Jaa, Soome. Ja ma vaatasin, et huvitav, ja Soome, ütleme kuulajad, kes võib-olla kohe kõik pole vaadanud, oli selline seksikas naisterahvas laulis, ütleme suht nagu, kui nüüd väga niuke räigelt öelda, et siis niuke kergelt hotlipsi reklaam, eks ole, aga väga võimas laul selles suhtes. Ja see naine, kuidas ta esines, eks ole. Ja mind natuke üllatab jah, et päris palju ennustavad Soomel ka päris kõrget kohta. Soome fenomen on, neil on mingi oma fenomen, sest On küll. aastate jooksul on nad tegelikult alati tulnud mingi julgete asjadega. Jaa, just. Ja see Ma mäletan, julgus. Mis Jah. oli see, vaata need Hard Rock Halleluuja. Jaa, Nüüd noh. on muidugi vist 20 aastat Jaa, tagasi või midagi. Aga see oli väga julge, eks No ole. see Windows Men on ju. No, Kas see, eks ole, nad ongi täiesti teistmoodi. Ja no käärist me räägime, ja. Soomel on mingi oma fenomen seoses Eurovisiooniga, Jaa. nad on nagu julgelt. Ja vahepeal neil ei läinud üldse ju hästi niimoodi, selles suhtes nad jäid pidevalt viimaseks või sinna lõpupoole või niuke, eks ju, et nad ei saanud kuidagi isegi mitte poolfinaalist edasi ja nüüd on see natuke muutunud neil, jah? Minu lemmik teisest poolfinaalist oli Iisrael. Ilus naisterahvas, siuke Võimas laul. võimas laul, see torni otsa turnimine, mis on ka siuke kuidagi minu jaoks nagu midagi uut natuke. Ja ma arvan, et see Iisrael ka, ütleme, et ta, noh, kuna see poliitika on ikkagi mängib päris suurt rolli. Aga ei, ma mõtlen selle peale lihtsalt, et mina vaatan ka alati kui laule, eks ole, ja nagu esinejaid. Aga noh, nad toovad selle poliitika sisse sinna, eks ju. Et siis noh, selle koha, et ma ei tea. Aga jah, kõva. Eilu, mis sa Iisraeli laulust arvasid? See oli see naine, kes ta ma tean. Ma ei oska midagi öelda, see oli omamoodi, see oli, ma ei tea, ilus. Oli teistmoodi. Ta on ilus, jah. Kuidagi, noh, ütleme see, et pannakse lavale üks ilus naisterahvas ja soololaul ja see on nagu siuke, ütleme, läbiv motiiv. Jaa. See on nagu üks võimalus, kuidas Eurovisioonile läheneda. Aga miskipärast just see torni otsa turnimine kuidagi jäi meelde, et nagu luua sinna lava peale siis nagu kolmas tasand peale või teine tasand, et nagu minna kuskile kõrgemale, et see oli kuidagi. Ja vaat, mis mul praegu meenub selle teise poolfinaaliga oli ka see, et vaata, kas sulle tundus ka, et nagu palju oli, no mitte palju on palju öelda, aga mitmedki naised nagu esinesid just niimoodi, et nagu tuua tähelepanu sellele, et esiteks naine ei ole nukkija ja et ta oleks oma kehaga rahul ja see ei loe, milline sa välja lähed, et peaasi, et sa endaga oled rahul, nagu see identiteedivärk kõik on ja et seda oli nagu selles hästi palju tegelikult. Või see, rohkem selles teises poolfinaalis, vaata. Lauludes ja kogu nende naiste olekutes, siukseid suuremaid naisi, eks ju. Ja Malta oli ju, sa mõtled seda, eks? Jaa. Aga mida te Läti laulust arvasite? Mulle väga meeldis. See oli siuke väga maagiline laul, see siuke, mida iga päev ei kuule ja siis see nagu paistabki silma. Ja see hästi hea sõna, see maagiline. Ja seal oli natuke seda etnod, et nad olid oma rahvuslikku seda nagu ju toonud nagu uude võtmesse, nagu tänapäevasesse, eks ju. Ja nagu see liikumine ka, et ta ei olnud nagu, ma ütleks, vaata, kui sa teed midagi rahvusliku pealt, on, et siis nagu teinekord võib juhtuda, et noh, võõrale inimesele tundub see nagu siuke, noh, imelik nagu. Aga see oli nagu kõik kooskõlas ja see visuaal oli ka kihvt, kuidas nad seal liikusid seal lava peal. Oli küll ja siuke maalähedane. Ja hästi selline haldjalik. Ja haldjalik ka, ja maagiline haldjalik. Ühesõnaga, mul on hea meel, et Läti pääses finaali. Ja Leedu ka. Teil on Leedu üle ka hea meel või? Jaa. No selles suhtes, et Leedu üle on hea meel, aga ta on ikka täiesti teistmoodi. See on nii omapärane. Jaa, ta on ikka nii omapärane, et see oli nagu üllatus, vaata, et ta sai. Leedu mind mingil põhjusel ei kõnetanud väga.
ei no selles suhtes ta mind see laul ei kõnetanud, aga mul on hea meel, et Leedu sai, vaata. no jah, siis mõtlesin, et kui me mõtleme nagu sõbralik ja seda ka, et vaata, et ei ole niimoodi, et kui nüüd vaatad kogu seda kupatust seal, et hästi palju ju on niisugused nagu stamp, noh, mingid asjad ju, mis kindlalt Eurovisioonil mõjuvad, on ju. Ja siis tuleb keegi mingi täiesti totaalselt teise lauluga, on ju. Ja see mõjub ju teinekord värskendavalt seal sees. Mul on natukene kahju, et Iirimaa ei pääsenud finaali, see Laika parti. See oli lõbus, jah. Jah, aga siis Elju mainis siin alguses Austraalia lugu. No see on siuke jabur mõnes mõttes, see Milkshake Man, eks, et minu jaoks on, ta on võib-olla ootuspärane, et ta finaali ei pääsenud, aga ega ma nagu ei ole kurb ka. No jah, ma olin väga šokeeritud. Ma olin nii kindel, et see saab edasi. See oli nagu toppidas, ma vaatasin ja kõik, ma ei tea, ma olen vaadanud, et fännid olid ka šokeeritud. Jaa, Reikop ka arvas ju lõpuni, et Austraalia saab ka. Milkshake Man. No jah. Muideks, kui vaprad vaatajad te olete, et see ikkagi ju kestab poole ööni välja, et vaatate lõpuni või? Jaa, mina alati, ikka täitsa lõpuni kohe. Jaa. Ja mulle meeldivad alati vaata, et juba sellepärast ka, et mis seal vahepeal vaata näidatakse, noh, tutvustatakse maad või fänne või, aga see oli vaata äge, kui nad ei fänne tutvustasid, või no lihtsalt vaata intervjuud ja vaata siis, kui pärast saalis olid ja see fännid olid kõik saalis ja siis üks ütles, et tema on täna Tommy Cashi fänn, on ju. See oli nii armas, see oli ootamatu muidugi, noh, ta oli ju, ma ei tea, mis X riigist. Oligi Austraalia vist. Jah, just, Austraalia ja Tommy Cashi fänn, on ju. Mul on ikkagi, noh, meil kõigil siin kolmekesi on hea meel, et Eesti on finaalis, eks ole, ilmselgelt, et kui Eesti ei oleks esimesest poolfinaalist edasi pääsenud, siis ma ütlen ausalt, minul ei oleks huvi olnud teise poolfinaali vastu. No mina vaatan niikuinii, eks ju, kuna ma olen suurem fänn kui sina, eks ju. Tundub nii. Aga see, et nüüd Eesti on edasi, et see siis nagu säilitas minu huviga, ütleme, teise poolfinaali vastu, kus tegelikult ju isegi eestlased ei saanud hääletada. Jah. Nii, aga seesama esimene poolfinaal siis teisipäeva õhtul, mis muljed sealt jäid, olete edasi pääsejatega rahul? No nii kui näiteks hakkas see show juba ja siis juba 2-3 laulud ära, siis ma mõtlesin, vau, ikka nii äge on see aasta, eks ju. Aga esimesest, no me ei saa ju Rootsist ümber ega üle, on ju. Soomlased lähevad, teevad Rootsis mingi laulu, rootslased mõtlevad, et tulid mingid sommid, me nüüd see aasta niikuinii ei võida ja nüüd ta on täiesti favorit jälle. Et see on nagu täiesti uskumatu, sest et ta on ju natuke ju show poolest ja selle olekult ju sarnane ju meie Tommiga selles suhtes, et nad teevad ka seda lõbuga, seda asja. No, Rootsi on siuke täiesti omanäoline lähenemine, sest ega keegi ei ole varem sauna omale lavale ehitanud, eks ole. No meil jube hea sauna hümn ju. Ja kuule, kui Reikop ütles, et Soomes on üle 3 miljoni sauna, eks ju. Et Rootsis polegi üldsegi nii palju saunasid, et jah, siis nagu see on nagu huvitav, jah. Ja ma vaatasin, teate, mis veel, et see Tommy Cash teeb nende samade siis Rootsi esindusega nii-öelda. Teevad ägedad siukseid koostööd, teevad siukseid klippe, naljaklippe sinna ja tögavad üksteist hästi ägedalt. Elju, esimene poolfinaal sinu vaatest? No algul ma olin nagu vau, et see hakkas väga hea showga juba. On ju, ja vahepeal oligi see, et okei, aga nagu mõtlesingi, et nii palju häid laulan, mingid peavad välja jääma, aga eks need nagu veits igavamad jäidki veel, et inimesed rohkem hääletavadki neid, kus on niisugused kärtsu ja mürtsu ja. Seal esimeses finaalis on ju üks väga ilus laul, on see La Vie. See on nüüd see... Hollandi laul. Ja, mis on minu meelest, no, kui see võitab, mul ei oleks ka kahju. See on ilus. See on ka üks. Tead, mis mulje mul tekkis, see on siuke laul, mida ma kuulaksin hea meelega kuskil õdusas kohvikus, mul on tass kohvi, mingi eriti värske ja hea saiake ja siis kõlaritest tuleb see La Vie. Kusjuures ta laulis samamoodi väga hästi puhtalt, nagu, noh, et nagu see esitus oli ka väga niisugune perfektne. Ja mõtlen, midagi oli mul veel, mis oli esimene ju läheb kiiremini meelest ära, eks ole. Noh, kohe sul äkki tuleb midagi sealt. No minul, sul, Ellu, sa tahtsid öelda? See oli väga suur üllatus, et Portugal sai edasi, kuna see oli siuke nagu väga suvaline poistebänd, kes ei saanud. Indie-bänd siuke täiesti. See oli suht nagu 2 silma vahele jäänud ja siis see saab edasi. See oli siuke nagu musthobune, näiteks nagu eelmine aasta oli see Läti. Jah. Aga ta on ka siuke teistmoodi siukene
pigem siuke chill, Jaa. hoopis teises keskkonnas peaks Ka kuulama chill. seda laulu. Et ta Ja- seal selles suures möllus nagu niimoodi ei toimi. see on huvitav, et Ellu praegu Portugali välja tõi. Ma olen omale märkmetesse pannud siin mitte midagi ütlev, ei jäänudki meelde. Teistsugune ei haaranud selles virvarris niimoodi. Et see on Küll aga minu lemmik esimesest poolfinaalist oli kindlasti Island. Kõige esimene. jaa, jaa, mulle meeldis ka Island. Just see, et siuke kohe siuke jaa. ägeda Need poisid. ja just need Jah. poisid jah, et siuke kuidagi mingi hõbedastes Mhm, riietes ja jah. kohe läheb nagu mölluks ja kiiresti action hakkab kohe pihta, pole mingit mölutamist. Mhm, Vaata mõni jah. laul on ju siuke, vaata, et Mhm. hakkab nagu vaikselt, rahulikult ja siis kerib üles selle kulminatsioonini. Islandi omad panid kohe algust peale nagu Kas võims. ükskord olid mingid kaksikud olid Iirimaa? Jaa, oli kunagi ja küll. mulle meenutas natuke neid Jaa, niimoodi, et mul läksid küll. juba kõik see Island ja Iirimaa ja siis mõtlesin, oota, mis maa omad nad nüüd on, läks sassi juba, et aga jah, need olid väga, mulle meeldis ka need natuke 90-ndaid ka. neil olid väga huvitavad need kostüümid. ja nagu kaater. see hõbedane või fooliumist Jaa, jah. midagi, et särab vastu. Siis Poola mulle meeldis lihtsalt selle draakoni pärast, mis seal jaa, Selle- muide mulle ka jäi see draakon silma, kusjuures jaa. selle Poolaga oli huvitav see, et kuna seal on ikkagi natuke vanem naisterahvas kui teised, eks ole, ja Marko mainis selle ära ja no mina päriselt kuulsin, ta ütles 58. Ja meie mõlemad jäime Rebecca, sest et miks ma seda räägin, meil tekitas see niimoodi, et laps ütleb, et 58, noh, see naisterahvas ei ole nii palju, et no näeb nii hea välja, onju. Ja lõpuks ma guugeldasin, 52 on ta ikkagi. 52. Jaa, Nii. et jaa, sest ta tuli nagu tõi välja, et ta on nagu nii, sa oled natuke hämmingul. ma arvan, et ta on noorem. Jaa, just, no see ongi. Ja siis, kuna mina olen ju ka ühesõnaga samas vanuses, siis selle peale me mõtlesime, et oota, 58 natukene, ta näeb natuke liiga hea välja selle jaoks. Aga tänapäeval. Aga ma vaatasin, et talle ennustatakse lausa teist kohta ju, selle Poolale. Poolale või? Jah, mis oli nagu See on huvitav. üllatav. Aga see oli mingis kuskil, et kuna neid on nii palju, eks ju, neid igasugu pakkumisi ja värke, siis samas ju Austriale ju pakutakse ka, eks ju. Aga mis ma vaatasin, kuskil jah, mingites edetabelites oli ta lausa sees. Ma räägin, et nii palju muutuvad, eks ju. Muutuvad jah. Ja need on hästi erinevaid ka. Muidugi Poolal jah, see naisterahvast ikkagi siuke majesteetlik lähenemine, majesteetlik hääl, et see täitsa jääb meelde. Aga minule kõige rohkem meeldis ikkagi Hispaania. See latino, ta on võitnud mingi selle latino, mis see Grammy? See oli algas siuke suur kübaraga naisterahvas, kes pärast ka natuke, aga see oli siuke tempokas. Ütleme, ta oli visuaalilt natuke sarnane selle Poola omaga, eks ju. Kui nii võtta, et sellest nad võivad minna sassi. Aga mulle väga meeldis selle naise hääl. See naine oli imeilus ja muidugi tempokas ka. Et mulle väga Hispaania meeldis. Esimesest poolfinaalist ma tahaks veel niimoodi arutluse alla tuua Sloveenia loo. Mäletate seda, vaata, kus sellise kurb, hästi kurb taustalugu oli, et keegi oli siis... Jaa, seda siis on. Ja see, kes oma naisele ja vähihaigele naisele pühendas. Ja see oli väga ilus. Vaata ongi, et minul nagu tekkis siuke sisemine dilemma, et see on ilus ja ta tekitab tahes-tahtmata kaastunnet. Ja minul laps küsis veel selle peale, et see tekitas temas selle tunde, et kui ta on nagu nii kurb ja see naine tuleb sinna lavale pärast, et kas ma peaks nüüd plaksutama või et see tekitas nagu siukest kaheti. Ta tekitas vastuolulisi tundeid, et ühest küljest muidugi kaastunne loomulikult, aga teisest küljest, kas see on nagu see õige koht? Eurovisiooni lava, kas see on see õige koht? Ja fännitanid andsid selles suhtes oma vastuseks ole, et Sloveenia ei pääsenud finaali. Et kui see on nagu kõik ülejäänud on siuksed rõõmsa tempo, nagu rõõmus üritus ja lõbus ja siis on nagu üks koht, mis on siuke nukker olemuselt, eks. Siis tekib siuke sisemine vastuolu. Seal oli vaata veel neid kõike kohe praegu ju hoobilt, et niukseid lugusid, eks ju. Aga ma siis selle koha pealt ma vaatasin ka, et siuke pisarakiskuja, aga tal oli seal niimoodi ka, et see vokaalselt tal nagu laul ise oli ilus, aga tal vokaalselt nii hea ei olnud. Et siis... Aga taustalugu oli muidugi kõnekas, eks ole. Jaa, muidugi. Mu arust oli see huvitav, kuidas... See lavashow oli nagu huvitav, kuidas ta tagurpidi oli. Ja see oli küll. See oli nagu, et vau, kuidas... Kui te vaatate nüüd selle peale, nende laulude peale, kes jäid välja finaalist, kas on nendest
üks või kaks, mida te oleksite tahtnud finaalis näha? no esimesest vist ei ole, ma arvan. Või no Küpros vist, ja ma kontrollin. Küpros oli viimane, see Hush. Jaa, see Küpros nagu, ta oli hea nagu lavashow poolest ja mul oli nagu näha olid sinna olid tööd pandud taha, aga samas see laul nagu väga ei jäänud mulle meelde. Ja teisest oligi see Austraalia. Mina ei oskagi praegu niimoodi öelda, sest et kõik, kes mulle meeldisid, need said sisse. et nagu, aga mis mulle, teate väga, see oli üks, kas see oli nüüd Armeenia, mis minule mõjus väga ülivõimsalt, see oli üks mees, ta nägi, tal oli niisugune hästi võimas laul, vaata, niisugune must-valge kujundus ja just, ja see oli nagu hümn millegile, nagu ütleme, nagu jalgpallihümn on või nagu natuke nagu Armin van Buuren ja mingi on ju. Ja. Minule isiklikult, mulle väga mees, ilus mees oli ka. Ilus mees selleks, aga siuke nagu ürgne jõud tuli. Ja, see oli hästi võimas, et nüüd ongi neid laule nii palju neid võimsaid seal. Vaata, nad on üles ehitatud ju ka kõik niimoodi, et kas hakkab vaiksemalt ja läheb võimsaks või hakkab kohe võimsalt ja kõik on nii võimas ja show on nii võimas, et siis on nii raske nagu, et nüüd olla kellegi poolt väga-väga, eks ju. Ja, seal oli veits neid nagu roki elemente, aga mida vist see aasta väga ei olegi, ongi mingi Leedul ja siis Armeenial. Ja. Itaalia on vaata huvitav, siuke kurb. Jaa, Itaalia on nii huvitav, see on veits nagu siuke 70-ndate vaibiga. Niisugune hästi valge kahvatu mees, mille peale üks kommenteeris, et vaadake, kui nüüd päikest ei ole, et see on nagu et nagu Eestis oleks elanud. Täpselt. Kuulge, üks laul, mis jäi välja finaalist, mille mina oleksin võtnud kaasa finaali, on Belgia. See on siis, kuidas oli see punane Reet Sebastian Strobe Lights. Jaa, minul oli see, et minu meelest see laul mulle meeldis, aga tal nagu vokaal ei nõrgaks. Ja minu jaoks nagu selle, ma mõtlen seda, et miks ma räägin nii, on see, et see kogu see laul oli nii võimas, et selle laulu jaoks oleks pidanud natuke nagu võimsam olema vokaal. Muidu ta oli hästi huvitav, mulle meeldis ka. See oli tegelikult täitsa hea ja ma arvasin algul, et see saabki edasi, sest ma arvasin ka. See on suht noortepärane popmuusika, aga ma ei tea, ja siuke huvitav nagu laulu teema oli ka tegelikult. Ja vaata, kui sellest noortepärase, see popmuusikast, vaata nagu klubimuusika ja siuke minu meelest Saksamaa omal siukene täiesti selline, kuidas ma ütlen nüüd, biolugu või? Kuigi ma olen pannud tähele, et Saksamaa saab kriitikat, kuna nad ütlevad, et selle naise vokaalid ei ole väga tugevad. Aha. Okay. Siis ma vaatasin, kuidas teda filmiti ka, et see oli nagu hästi selline nagu klubilik. Parti. Jaa, parti, jah, just. Heljo, kui palju üldse sa oma sõpradega Eurovisioonist räägid, kui palju sinu eakaaslasi Eurovisioon kõnetab? On see üldse siuke asi, millest rääkida, mida arutada? No mul nagu kahjuks siukseid nagu nii suure fänn, nagu mina ei ole nagu ringkonna, sest ma rohkem olengi nagu käinud pinda inimestele, et kuule, vaatame Eurovisiooni nüüd. Aga ei ole väga, jah? Ei ole väga, enamasti inimesed on nagu, mingi kuulavadki ainult Eesti laulu või nagu, nad ei ole nii suured fännid kui mina ja nagu, ju nad ei ole nagu lapsest saati nagu ka. Nagu see vist tuleb jah sellest, et näiteks meie vaatame ja siis ma just üks päev küsisin laps küsis, et me tahaks koos sõpradega vaadata meil Eurovisiooni, aga siis ta läheb mingi sünnipäevale, siis neil on ka mingi orgunnitud seal ikkagi, et see vist oleneb nendest seltskondadest. Aga muidu, jah, ühesõnaga minu lapsel on siuke seltskond, kes natuke mingi kuulavad ikkagi, vaata. Kui kaua sina oled Eurovisiooni niimoodi järjepidevalt jälginud? Oi, ikka väga kaua. Igal võimalusel. Ütleme, ma isegi mäletan seda, et kui ma olin väike ja see algas, eks ju, kui need näidati must-valges televiisias, minu jaoks oli kõige igavam lauluüritus, mis üldse oli, vaata. Seda ma hetke enam ei mäleta, kus ma hakkasin seda, sest minule nagu loomu poolt juba mulle meeldivad kostüümid ja show väga ja kogu see lavavärk üldse. Et etendused, eks ju, et et siis nagu juba sellepärast ma ilmselt juba vaatan. Alati vaatan kostüüme ka ju. Ja ikka, jah. See on oluline osa showst, eks ole. Ja näiteks meile just vaatasin, õhtujuhil oli see must pintsak, mis oli nende pärlite asjadega. Vaatasin, et peaks endale ka tegema siukse. Helju võib-olla ei mäleta seda aega, aga me kindlasti Ulviga mäletame, kui ei olnud poolfinaale. Ja oligi ainult üks laupäeva õhtune show oli. No see oli ikka väga pikk. Mis mõtles väga pikk? Poole ööni välja? No ikka oli ju. Praegu läheb ka poole ööni. No jaa, aga ta oli ikka nagu veel pikem siis. Ja, lihtsalt, et poolfinaal ei olnud. Et praegu on see sündmus nagu venitud terve nädala peale, eks ole. Teisipäeval on ju ja siis... Kõik eelpromod, mis värgid kõik käivad juurde.
jah, et aga olid sellised ajad, kus oligi see üks õhtu ainult, Mhm. kui võitja selgus. Nüüd Ellu, kas sa tahaksid mingil aastal minna koha peale vaatama, oled sa mõelnud selle peale, on see unistus, et koha peale Eurovisiooni vaadata? ma arvan, et ikka on nagu unistus. See on nagu siuke life goal veits. Life goal lausa, Jaa, elu eesmärk siis see. Jaa. Päris äge. Vaata, mis Marko Reikop rääkis ju selle ülekande käigus, et piletid müüdi 39 minutiga. Ja, välja. ja ma alati mõtlen seda, et mismoodi see võimalik on. Tähendab, ma muidugi tean, sest ma tahtsin osta Lady Gaga kontserdile piletid ja ei saanud ka, sest et need müüdi ära hetkega, aga me räägime ikkagi seal tuhandetest ja mõnikord isegi ju miljonitest inimesest. Ma ei saa aru, mismoodi see süsteem toimib üldse. Et sa müüd Eurovisiooni piletid, mõtle, kui palju rahvast ostab korraga. Üle maailma. Jaa, üle maailma ja poole tunniga. Ja ütles, eile oli ka mingi Brasiiliast ja Austraaliast Jaa. fännid kohale tulnud. Kõikjalt. Ja siis ma mõtlen, et aga kuidas näiteks me saaks üldse osta sinuga, me ei saa ju löögilegi. Ja võib-olla siis te peate leppima lihtsalt Eesti laulufinaaliga, mis No oleks ka jah, iseenesest. ja vaatame Jaa. lihtsalt televisioonist. Ja mulle meeldib see ka, et inimesed korraldavad igal pool neid pidusid ja vaatamisi, eks ole. Ja muidugi meie Tommy Cash on igal pool teinud ka siukest promo, et see, kuidas teda ära kasutatakse, on nagu hästi kihvt, heas mõttes ära kasutatakse. Näiteks hommikul kuulasin raadiot, keegi on teinud kehakreemi selle mingi kohvi macchiatoga, mingi macchiato asi on seal sees, mingi kohvilõhnaline, mingi rääkimata kohvikutest, eks ju. See promo pool on hästi äge. Kas te muideks ise ka hääletate või? Et kui Reikop kutsub üles ülekandes, et hääletage, helistage või siis ju vist netis sai ka hääletada, olete teinud seda? Ei ole. Mina olen. Ma olen hääletanud siis, kui mulle ikka väga meeldib ja siis, kui on juba enam-vähem vaata, kui on nagu see ring koomamale tõmmanud või kuidagi, aga mitte iga kord. No Eesti Laulul küll. Eesti Laulul mul pole alati see, et kui ma tahan, et keegi pääseb sinna või mul on tihtipeale 2 favoriiti ka, et siis ma alati nende poolt hääletan ja ma olen mitu korda ka hääletanud. Aga suurel Eurovisioonil arva, jah. Mis te arvate, kui head võimalused Tommy Cashil homses finaalis on? No ma arvan, et ta tuleb nagu top 10 sisse ära. Ja ma arvan kui hästi veab. Ja. Mulle meeldis ühe inimese kommentaar, et ta võiks jääda teiseks, siis me ei pea korraldama, vaata. No jaa, Eurovisiooni puhul ongi see, et eks ole, kui sa võidad, siis saad selle korraldusõiguse, jääd teiseks, polegi midagi. Jaa, aga feim on ikka ju. Me peaks siis Soomega koostööd tegema, kui me Miks? peaks võitma. Miks me peaksime? No siis meil ei ole nii palju raha. Raha pärast, jah. Ja keegi ütles ka, et siis tehakse mingi maks meile, vaata. Eurovisiooni maks. Jaa, see siis see see. Tommy Cashi maks. Vaata Käärja pealt on ju jube hästi näha, okei, ta oli peaaegu võitja, see oli Jaa. nii väike vahe, aga see, kui ta ütles ka, kui palju juba striimitud, teda on mingi 167 miljonit ja ta oli 5 sel hetkel, kui nad ütlesid, et neid on nii palju, siis ta tuleb järjest juurde. Sest hommikul ma vaatasin ühel 2019 see oli nüüd ka, kas oli nüüd, ma kohe vaatan, kas ma kirjutasin selle üles ka või Šveitsil või? Ühesõnaga, ei olnud Šveits, see oli, ühesõnaga sellel kõige rohkem striimitud laulul oli juba seal mingi üle miljardi või? Mingi see oli, need arvud on nii suured, ma Maldurile näitasin, mehele näitasin, et ütlen, mis number see on. Et top 10 pakute Tommy Cashile? Jaa. Oleks hea tulemus 10 hulgas? Jaa. Ja kindlasti ju rootslased on seal sees, eks ole. Siis JJ on seal sees kindlasti seal. See on juba esikolmikus, ma arvan. Et rääkides favoriitidest, siis Austria, Rootsi. Jaa. No siis see Prantsusmaa on ka. Ja siis see... Ma arvan, et Soome ka. Ja see kutt, mis on see? See Lavino. Holland. Pakume. Jah. No ma arvan ka, et top 10 on selline realistlik eesmärk. Ma arvan, et võib-olla ega ma ei julge ennustada. No nii jah, aga nagu eilse pealt näha oli, aga siin ei ole midagi. Vaata, Marko ju ka vaatas kõiki neid, oli väga põhjalikult eeltöö teinud, et kihlveokontorid ja siis mis rahvas arvab ja mis siis, et seal on nagu eile ju näitas, läks täiesti lappesse nii öelda. Et see ikka ehte arvamatu on see. Ja. No see kihlveokontorite asi on, ta on
minu jaoks ta on nagu natukene ikkagi ära rikkunud seda Eurovisiooni võlu. See, et nii palju juba et saab nagu ette ennustada, kes on tugevad, kes on eesotsas, et ja selles räägitakse, vaata. Et kui neid numbreid ei oleks, vaata, siis oleks kuidagi seda müstilisust või ootamatust oleks rohkem nagu. Ja ta natuke mõjutab, vaata, on ju. Ma arvan, et see mõjutab. Ma arvan, et see mõjutab. Ja sa vaatad ikka ja kuuled ka, et jaa, ja siis hakkad ka mõtlema, et ongi hea, on ju. No see selleks. Kena, aga mis plaanid teil siis laupäeva õhtuks on? Kuidas te finaali, kus kohas, kellega vaadata plaanite? Mina plaanin ikkagi, et võtaks mingi kamba kokku ja vaataks, kui õnnestub. Või lähen kuskile, vaatan. Mul on veel selles suhtes lahtine, et äkki kuskile nagu suure vaata, suurelt ekraanilt äkki. Suurelt ekraanilt? Ja ma olen kaalunud seda, aga ma vaatan, ma ei saa sellepärast rääkida, et ma mõtlen veel, et vist on siuke variant, aga ma ei tea veel. Ma ilmselt ajan enda 2 sõpra enda koju ja siis me vaatame ilmselt. Tutvustad neile Eurovisiooni maailma, Eurovisiooni võlusid? Näe, tulge, nautige nüüd. Ja. Pakud popcorniga neile või? Võib-olla. No kõik snäkid ja asjad ja käivad sinna juurde. See käib selle melu juurde, jah, just. Meil on mõlemas poolfinaalis oli juba, nii nagu oleks finaal. Aga jah, just, et siis homme õhtul, see on siis homme 17. mai, laupäev, Eurovisiooni lauluvõistluse suur finaal. Ja hea meel on selle üle, et seal saab ka Eesti laulu kuulda. Ja suur tänu teile, Ulvi ja Helju, et tulite täna siia oma siis muljeid jagama. Aitäh. Ja soovin teile ägedat Eurovisiooni õhtut homseks. Sulle ka. Just, kena. Ja suur tänu ka kuulajad, vaatajad, aitäh teile. Aitäh kuulamast ja kaasa mõtlemast. Raplamaa sõnumite podcasti saab ikka ja jätkuvalt kuulata, vaadata sõnumid.ee, Spotify, YouTube ja kuulmiseni järgmisel korral.